Nurri kassikohvik, siiani ainuke Eestis, avati siis, kui kogu Euroopas hakati kassikohvikuid avama aastal 2014. Esimene kassikohvik avati Londonis 12 aastat tagasi, siis tehti sellest suur uudis, näidati igal pool üle Euroopa sellist nagu naljakat asja, et vaadake, mis Londonis avati. Praegu elab siin 13 kiisut, kes kõik lähevad loodetavasti ühel päeval oma päris koju. Meil ongi sellise mõttega, et kassid on varjupaigast ja nad otsivad kodu, et siis mingi aja jooksul nad saavad siis endale päris kodu. Viljandist me just võtamegi selliseid kassi, kes peavad siit natukene inimesega harjuma. Et seal, kui lähed varjupaika kassi vaatama ja osad kassid on arad, siis nad ei saa koju. Et siis meie võtamegi nemad endale siia, siis nad saavad paar kuud rahulikult harjuda inimestega ja leiavad endale kodu. Et see on selline nagu vahepeatus nendele kassidele, kes vajavad natuke sotsialiseerumist. Algul oli kohvik iga päev avatud, nüüd pärast koroonat talvel 4 päevast pühapäevani, suvel iga päev. Külastajate puudust ei ole. Nädalavahetustel käib palju inimesi, et siis kui on laupäev, pühapäev, inimesed on vabad, et siis on ikka selliseid olukordi ka, kus kõik lauad on täis ja peab väikses järjekorras ootama. Aga üldiselt on ikkagi päris 4 päev reede on ikka iga kell võimalik sisse astuda. Enamasti tulevad külastajad siiski einestama, kiisusid imetlema ja nendega mängima, mitte neid tingimata koju valima. Keskmiselt läheb koju 1 kass kuus. Väga tihti neid ei vaheta, et nad jõuaksid omavahel ka harjuda, et muidu läheb siin nende suhted lähevad väga segaseks. Siit läheb kiisusid sageli ka meie naaberriikidesse. Eelmised ühed sellised punased me andsime ka koos. Need elavad Norras ja meil on selle inimesega on hästi tihe nagu selline messengeri sõnumivahetus. Ta saadab peaaegu iga päev pilte ja videosid nendest kassidest Leo ja Lennu, et nad on hästi toredad ja neil on see terve elamine on nagu täitsa kassiparadiis. Tihti me annamegi 2 kassi koos koju. Et just meil oligi siin üks mustvalge kass läks koju ja siis järgmine päev inimene helistas ja ütles, et oi, kass nutis terve öö, et me tahaksime tulla järgmine päev, tulla temale sõpra valima siit, et kes tal oli keegi, kellega ta hästi läbi sai ja võtsid kohe teise kassi ka. Tavaliselt me kasse ei anna koju nagu samal päeval, kui inimene tuleb. Aga meil oli niisugune kass Miia ja siis tuli üks tüdruk oma emaga ja tema nimi oli ka Miia. Ja siis temale hakkas see kass nii väga meeldima ja siis nemad tulid veel pärast tagasi, võtsid puuri ja asjad kaasa, et leppisime kokku ja siis ta sai kohe samal päeval koju. Seejuures oli täidetud ka tingimused kass Miiale, meeldis ka tüdruk Miia väga. Meil ikkagi ongi niimoodi, et kui kass koju saab, siis ongi nagu näha seda, et see kass ise valib pere, mitte vastupidi. Reeglid on siin sellised, et see on kasside kodu ja kliendid on nende külalised, kes austavad loomade kodurahu. Siin kohvikus võivad kassid ka laual käia. Jaa, absoluutselt. Enamusel inimestel, kes meil kohvikus käivad, on endal ka kass kodus ja kassid käivad ju inimestel voodis ja laua peal igal pool, et sellega ei ole nagu enamusel mingit probleemi. Et käivad, kus tahavad. Suurem osa kassidest saab päris kiiresti koju, kuid on 2, kes on juba pikalt oodanud. Lissi aasta aega. Lissi on väga sõbralik ja tore kass. Ma isegi ei oska arvata, et miks ta nii kaua on kodu oodanud. Aga temal on selline asi, et tema peaks minema sellisesse koju, kus teist lemmiklooma ei ole. Et tal on veidi selline ülekaal ja tema toitumist peaks hästi jälgima, et kui on 2 kassi, siis on väga raske. Meil on ka siin nagu väga raske tema toitumist jälgida, et sellepärast ongi natuke kaalus juurde võtnud. Arameelia on oma päris kodu oodanud peaaegu 2 aastat. Arameelia on ka hästi tore kiisu ja sõbralik ja ta on ka kena minu meelest välimuselt, aga kuidagi jääb taha plaanile, võib-olla sellepärast, et talle meeldib siin leti kõrval olla natukene nagu tähelepanust eemal ja ikka ootab oma inimest, et ju siis õige inimene ei ole veel sattunud. 12 aasta jooksul on siit oma koju jõudnud ligikaudu 150 kassi.